Nüüd järgmine asi, mis ma siin taotlusel pean siis ära näitama, on kliendi tulud ja kulud. Ja nende lisamine käib siis selliselt, et ma valin rippmenüüst, kas tegemist on tulu või kuluga. Valin tulu-kulu liigi, näiteks võtan korteri üür. Näitan ära, milline oli kulusumma. Soovi korral täidan ära tulu-kulu dokumendi kuupäeva. Soovi korral näitan ära selle arve omaniku, kui tegemist on kuluga. Ehk siis see peaks tähendama seda, et kellele see arve on esitatud. Kui tegemist on tuluga, siis pigem ma näitan siin omanikuna, kes selle tulu sai. Ja kulu puhul alati, kui väljad on täidetud ja kohustuslikud väljad on ainult need, mis on punase tärniga, siis alati tuleb kõigepealt klõpsata nupule arvuta toimetuleku toetuse normkulu. Ja kui normkulu on arvutatud, siis seejärel klõpsan lisatulu-kulu nimekirja. Ja nüüd on ilusti näha, näete, et see tulu-kulu kirja ilmus siia alla. Ja kui ma tahaksin teda nüüd kustutada, siis on tema järel olemas selline prügikorvi logoga nupp. Ja sääraselt tuleks siis lisada kõik tulud ja kulud. Esmakordse taotluse puhul on nad vaja üksi hulki läbi käia. Kui nüüd sama kliendile järgmine kuu jällegi toimetuleku toetust vormistada, siis ta pakub teile siia tulu-kulu kohale nupu, kust on võimalus siis eelmise taotluse pealt need samad äsja, näete siia alla lisatud tulu-kulu read siis kopeerida. Loomulikult muutes ära kulu ja tulude numbrid, kuid on võimalus siis samad read kopeerida. Ja ma lisan ühe kulu veel, näiteks elekter. Ütlen, et see elektriarve oli 460 krooni. Näitan ära ka selle arve esitamise kuupäeva, näiteks see oli 2. aprill. Omanik Kati Juurikas oli see, kellele arve esitati. Ja nii nagu ma ütlesin, kulu puhul kõigepealt klõpsan arvuta toimetuleku toetuse normkulu. Ja kui see normkulu number näete on siia ilmunud, siis nüüd alles klõpsan lisatulu-kulu nimekirja. Ja samamoodi täidan siis ka tulu ära. Et siis näitan ära tulu. Valin rippmenüüst tululiigi. Võtan näiteks töötu toetus. Näitan ära summa 900 krooni. Soovi korral näitan ära kuupäeva. Soovi korral näitan ära omaniku, kellele see tulu siis tuli. Näiteks Maie Murakas sai selle töötu toetuse. Ja tulu puhul ei ole siis loomulikult siia normkulu nupule vaja klõpsata. Nii et läheb peale tulu andmete täitmist kohe lisatulu-kulu nimekirja nupule. Mis järel näete on ilusti siis see taotlusele tulu-kulu ridadesse lisatud. Tulud ja kulud on siis värvikoodi järgi ka laiali löödud, et kulud on alati punased ja tulud on rohelised. Ja nüüd, kui te olete taotlusel ilusti täitnud ära eluruumi andmed ja sisestanud kõik tulud ja kulud, siis klõpsate all nupule edasi. Nüüd järgmises aknas näidatakse teile toimetuleku toetuse arvutamise valemit, millest siis lähtub see välja arvutatud summa, kui palju siis arvutati selle toetuse jaoks. See on teile tutvumiseks, nii et edasi liikumiseks klõpsan nupule edasi. Ja viimane aken toimetuleku toetuse taotluse menetluse sisestamisel on siis väljamakse andmed. Siin on mul siis võimalus juba praegu lisada väljamakse, kui ei pea ma neid tingimata siin lisama. Väljamaksete lisamise kohti tuleb veel kokku 3, kus on võimalus ka need väljamaksed näidata. Ja pigem kui ma tean, et ma kavatsen hiljem pöördumise taotlusel veel võib-olla muuta üht-teist tulusid, kulusid, siis ei ole võib-olla mõistlik praegu neid väljamakseid üldse nimekirja lisada. Kui ma tean kindlasti, et ma ei kavatse
pöördumise küljes hiljem tulusi-kulusi muuta ja tahan kohe praegu väljamaksed lisada, siis ma täidan ära selle väljamakse andmete lisamise lahtrid. Väljamakse viis, kas tegemist on ülekandega, maksekaardiga, arvega, sularahas. Kui ülekandega näete, siis tuleb ära näidata arveldusarve number, arveldusarve pank, saaja nimi, summa, viitenumber juhul kui on ja selgitus on vaikimisi juba siis paigas, näete nimi ja et on riiklik toimetuleku toetus leibkondadele. Ja nüüd, kui ma olen need toetuse maksmise väljad ära täitnud, siis klõpsan nupule lisa toetuse väljamakse nimekirja ja näete, see makse ilmus ilusti siia alla. Maksed võib lisada mitu, nii kaua kuni teil siin summa real siis väljamakstavat raha jätkub. Ja kui ma olen nüüd väljamakse lisanud, siis klõpsan all nupule salvesta ja sulge, mis järel ongi siis loodud uus menetlus. On näha, et see on riiklik toimetuleku toetus leibkondadele ja sama on näete ka siit ülevalt ilusti näha. Nüüd edasi siis, kui ma olen selle pöördumise ja taotluse sisestanud ja on loodud uus menetlus, siis selleks, et abinõu rakendada, klõpsan menetluse aknas valikule pöördumised. Siin on siis näha sisestatud pöördumine ja selle pöördumise avamiseks klõpsan tema järel detailvaate nupule. Pöördumise andmete lehel te näete ära just äsja või siis eelnevalt sisestatud pöördumise andmed, abinõu andmed, leibkonna andmed, toimetuleku toetuse taotlus, eluruumi andmed, tulud ja kulud ja väljamakse andmed. Kõiki neid andmeid, kus te näete juures pliiatsi märki, kõiki neid andmeid on ka võimalus siin muuta. Näiteks, kui ma soovin tulusi ja kulusi lisada või mingid olemasolevaid kirjeid kustutada, klõpsan siia pliiatsi märgile. Ja avanenud aknas olemasolevaid kirjeid saan kustutada prügikorvi ikooniga nupust ja juurde lisada siis rea kaupa, valides rippmenüüst, millega tegemist on tulu või kulu, tulu-kulu liik, näiteks selgus, et ka muu töötasu oli, näitan ära summa, soovi korral kuupäeva, näitan ära omaniku, kes selle tulu sai ja kindlasti reapõhisel lisamisel tuleb alati lõpus klõpsata kinnita nuppu. Ja kui nüüd see rida on ilusti olemas, siis alles klõpsan salvesta ja sulge. Nüüd te peate jälgima, et juhul kui te tulusi-kulusi hiljem muudate, nagu mina praegu muutsin, aga varasemalt olete väljamakse juba sisestanud, siis väljamakse summa on tõenäoliselt vale. On näha siit, et arvutatud toimetuleku toetuse summa on 1760 krooni, kuna lisandus ju tulu, aga väljamakse on tehtud juba summas 2260 krooni. Nii et nüüd väljamakse muutmiseks klõpsan ka väljamakse järel olevale pliiatsi nupule. Ja võin siin nüüd siis olemasoleva väljamakse kirje kustutada või teda ka muuta. Selleks klõpsan tema järel pliiatsi nupule. Ja nüüd siis, kuna summa muutus, panen siia õige summa 1760 krooni, klõpsan valmis ja on mul see väljamakse muudetud, mis järel klõpsan siis salvesta ja sulge nupule. Ja nüüd on ilusti näha, et arvutatud toimetuleku toetuse summa ja väljamakse summa omavahel rakendub. Nüüd kõikide toetuste puhul, kui on menetlus loodud ja te olete menetluse vaates selle pöördumise koos taotlusega avanud, soovi korral siin kõiki andmeid kontrollinud, vajadusel muutnud pliiatsi nuppudes, siis teil on võimalus veel siin aknas teha teate tagasilükkamise kohta, mis tähendab, et selle pöördumise taotluse alusel
abinõud ei rakendata, teil on võimalus taotlust välja trükkida. Aga mis kõige olulisem, kui abinõu on vaja siis nüüd edasi rakendada, tuleb klõpsata nupule uus abinõu rakendamine taotluse alusel.